Austatud president, lugupeetud delegaadid, külalised Eestist ja väljastpoolt. Ma tänan kongressi ettepaneku ja võimaluse eest esineda siin teie ees ettekandega, eriti pärast nii pikka pausi, sest jah, juba 9 aastat ei ole toimunud Maarahva kongressi ja võidakse küsida, et kas maarahvas ei ole vajanud oma esinduskogu kokkutulekut. Kas maal on kõik probleemid siis lahendatud, et kokkusaamised on mõttetud? Kas kõik põllumehed on saanud sedavõrd jõukaks, et riiklikud toetused ja abiprogrammid ei huvita enam üldse ega kedagi? Loomulikult mitte. Maarahvas on kogu aeg oodanud seda päeva, on oodanud seda tundi, kui neile ometi piisaval määral ja sisulist tähelepanu hakatakse pöörama. Maarahvas on pikalt taga igatsenud seda hetke, kui neid kuulda võetakse ja nendega räägitakse. Maapiirkondade elanikud on vajanud oma kongressi kokkukutsumist ja seda, et nende ülim esinduskogu nende nimel seisukohti võtaks ja poliitikasse sekkuks. Võidakse küsida, et kes ja miks on takistanud Maarahva kongresse seniajani, ega vastust ei ole kaugelt otsida vaja. Üks kõigile teadaolevatest parteidest on seda meelt, et Maarahva kongressi ei ole olemaski. Teine arvab, et Maarahva kongress on vaid poliitiline malakas vastasrinna käes. Justkui sobiks see, kui põllumees istub oma nurgas ja ei tee häält. Käigu pealegi põllul, kasvatagu vilja ja kartulit, karjatagu lambaid ja lehmi, aga ärgu olgu takistuseks Eesti jõudmisel Euroopa 5 rikkama riigi hulka. Isegi need erakonnad, kes omal ajal tekkisid Maarahva kongressil, hoidusid pikka aega seda taas kokku kutsumast. Ma ei tea, võib-olla nad soovisid meeldida parempoolsetele või olid muud põhjused, aga surve on ju kogu aeg olnud selles suunas, et maal ei tekiks alternatiivseid liikumisi ja seega oleks maarahva hulgas toimuv hästi jälgitav, hästi kontrollitav ja suunatav. Seda ei saanud kuigi kaua pealt vaadata. Keskerakond, Rahvaliit, Sotsiaaldemokraatlik partei ja enam kui 50 maaelu ja põllumajandusliku kallakuga organisatsiooni ja ühendust on praegu selle kongressi taga ja nende esindajad on siin saalis. Ja see on ka arusaadav, nendelt tuli see algatus kutsuda 9 aasta järel taas kokku Maarahva kongress, arvult 5. kongress. Maarahvas peab saama ennast väljendada ja oma hääle Eestis kuuldavaks teha. Maarahvaga tuleb hakata arvestama ja vaikimise periood peab lõppema. Ja rahva toetus tänasele kongressile on tõestuseks sellest, et maarahva esinduskogu on Eesti rahvale vajalik ja selle taasellu kutsumine oli õige algatus. Me andsime võimaluse maarahval taas rääkida ja rääkida ei mitte Keskerakonna juttu, vaid seda, millest maarahvas ise peab vajalikuks rääkida. Täna on ometi see päev, kus peale 9 aastat vahepausi on Maarahva kongress taas kokku tulnud ja vahepealse vaakumi lõpetanud. Maarahval on jälle töötav esinduskogu, mille eesmärgiks on maaelu taas ausse tõstmine ja selle majandusliku elujõu taastamine. Nii et meie tänase kongressi põhimine loosung on ei passiivsusele, ei käega löömisele
ka maarahvas on mõistnud, kust neil on tuge loota ja kus ei ole. Et ei juhtuks enam niimoodi, et inimesed vajuvad pessimismi ja ei taha poliitikutest enam midagi teada. 5. oktoobril Rakvere Keskraamatukogus oli laiaulatuslikult välja reklaamitud ühe juhtiva partei esimehe kohtumine rahvaga. Sinna tuli kohale 3 inimest, nendest 2 olid ajakirjanikud, üks oli Virumaa Teatajast, teine oli Kesknädalast. Ega see ei ole parastamine, pigem see näitab niisugust üldist kahetsusväärset seisu suhtlemises inimestele. Ja inimesed vastavadki sellele samamoodi, et nad ei tulegi enam kohale või ei taheta teada, mida nemad asjast arvavad. Tänane üritus on parimaks tõestuseks, et maarahvas läheb oma teed, läheb seda õigel viisil. Võidakse küsida, et miks mina Eesti suurima linnapea olen siin praegu teie ees ja mis puutub minusse maarahvas. Ma tahaksin öelda, et ka mina olen maalt pärit, nii nagu väga paljud linlased meie hulgast. Ma tahaksin öelda, et Keskerakond on nende parteide hulgas, kes on alati tunnustanud maarahva probleeme, püüdnud nende eest seista. Ma mäletan seda aega, kui ma viimati olin ametis majandusministrina. Ega maaküsimusi ei olnud ju vähe valitsuses. Esiteks need probleemid, mis seondusid teede hooldusega. Sel ajal eraldati kütuseaktsiisist teedele minevast rahast 15% kohalikele teedele. Ja teedevõrku arendati koostöös omavalitsustega. Riik ja omavalitsused olid tol perioodil üks meeskond ja me käitusime põhimõttel, et riigil saab hästi minna siis ja ainult siis, kui Eesti läheb tervikuna hästi. See oli totaalselt erinev olukord võrreldes tänase poliitikaga, kus kohalikud omavalitsused tunduvad olevat rahvavaenlaseks number 1, kellelt tuleb raha ära võtta ja kellega seoses oleks parem, kui need üldse olemas ei ole. Tänaseks on jäetud kohalikele teedele 5% sellest rahast, mis aktsiisist teedele minema peaks. Võib-olla isegi veel vähem. Igal juhul see raha kulub ainuüksi lumelükkamise peale ära, teid remontida ega hooldada ei saa üldse. Auk on augus kinni ja viimast remondimasinat ei mäleta keegi. See armetu 5%, 3-kordne vähenemine, ka see on sõnum maarahvale. Arusaadavalt pannakse maaelu teede lagunemise kiirendamisega raskesse olukorda. Seeläbi soodustatakse põllumajanduse kui majandusharu ja külade kui asumite taandarengut. Seda vaadates ei ole midagi imestada, et kardetakse maarahva kokkutulekut ja seda, et meie külad ja meie põllumajandussuu lahti teeks. Teiseks olid tookord otsetoetused põllumajandusele, see niinimetatud top-up maksimumis. Põllumehed said kogu raha kätte, mida neil vähegi õigus saada oli ja mida riigil vähegi võimalik oli anda. Põllumeestele oli tagatud garantii tuleviku osas ja selle eest hoolitsesid ühel meelel nii põllumajandusministeerium kui ka majandusministeerium. Kolmandaks probleemide ringiks, millega tookord kokku puutusime, oli maapiirkondade infrastruktuuriga seonduvad küsimused. Maal avati uusi postkontoreid, oldi nõus ka väiksematesse asulatesse raha paigutama. Peale seda, kui parempoolsed võimule tulid, hakati postkontoreid hoopis sulgema.